ma ei ole täpselt kindel, miks ma kontorisse tulin. Vihma saab nii. Mingisugune valgupudrusnäkk. Eelmine nädal oli siis mu kodujõuks remondis, ehk siis mul see pudel on seal, mingi jalanõud on seal ja siis nüüd ma pidin poest minema võtma väikse vee ja siis nüüd jalutan sinna kaugemasse jõusaali, aga vähemalt ma lähen. Ma olen väga uhke endale, nii et minge ka. Tere tulemast suvalisele toidupoe Haulile, mida mitte keegi ei küsinud. Salat, kiirnuudlid, 4 proteiinipudingit, marjad, minu hapetega jook ananassi maitseda, 3 kurki, tomat, vesi, hapukapsas, kohupiim, raamennuudlid, tomatinjokid, magusapukasta, kohupiim. Ma ei teadnud, et singa teeb lisaks õlule ka limonaadi, maasika ja sitrooniga. Veel üks BCA jook, sest see tundus näma, see on hapu vaarikaga. See on kõik, aitäh! Ei, lõpuks ma ei tea, kas see töötab või mitte, aga siin on siis natuke ära kuivanud paketis tehtud krutoonid. Pean teile näitama. Tegin selle pea või tegelikult kas see oli viga. Oma emale ma ütlesin, et see Dubai šokolaad on mu kõige lemmikum asi üldse ja ta tõi mulle nüüd Dubai šokolaadiga Oreo küpsiseid. Ma proovisin ühe. Ma pean ütlema, et see ei ole mu lemmik. Et see on selline nagu krõbe pähkline küpsise värk. Väga huvitav tegelikult. Aga et te siis teaksite, millest ma räägin. Siin on üks pakk ja siin on juba teine pakk ja siin on ka 3. pakk. Ja ütleme nii, et siin majas šokolaadist puudust ei tule. Good morning, beautiful people. Alright. Vabandust, aga hallo. Ajalugu on sündinud. Ma siin ikka käin oma YouTube'is siin vaatamas ja scrollimas, mis siin toimub. Saate aru, mul on esimene dislike. Ärge vaadake, ma tegin siin slaide, kokkuvõtteid. Õnneks ma ei pea seal kokkuvõttelise osalema, ma olen siis juba puhkusel. Aga siis ma lihtsalt annan need slaiditele, nii et super. Okei, nendel on aeg nüüd küll minna. Ikkagi natuke kunstiliselt siia mummiklaasi. Siin on siis homsed kleidi valikud. See oma go-to, see on alati ilus. Ma olen seda lihtsalt igal pool nii palju kandnud. Siis see Marimekko kleid, ma olin selle jälle ära unustanud. Natuke isegi liiga modest ja siin tagasihoidlik. Samas siuke klassi. Siis täielik vastan selline ümber litritega roosa Zara Larssoni kleid. Ma olen selle jaoks vist natuke liiga häbelik. See on nüüd natukene lühem. Et siin võiks olla mingid nunnud kontsad, aga mul vist ei ole mingisuguseid selliseid. Valge, klassikaline minikleidikene. Aga ma olen juba ühe eksi lõpetamisel käinud, nii et ma ei tea, see oleks päris naljakas. 10 aastat hiljem muidugi. Siis kui kes oli veel kvaliteetne, ma ei tea, minu meelest natuke viimasel ajal on käest ära läinud. Ma arvan, et see on liiga mingisugune rannakas, seda ma isegi ei taha. Jaoks peab siis olema ilusilm, aga mulle tundub, et see oleks täitsa teema. Aga tema seal sellist... Siis meil on see jällegi mega ilus. See oli enne reisi mulle paras, nüüd ma ütlen, et see on ikkagi päris kitsas. Võib-olla mingi muu suvepeo jaoks. Nii, panin viimased asjad pilve, nüüd on enam-vähem tööga valmis. Viljas on ka ilus ilm. Mul on täiega packed päevaplaan, nii et nüüd on väike puding, siis lähen prügi viima, trenni, poodi ja siis õhtu tuleb Nick ka juba siia. Esimene emotsioon. Värskendav. Kiitos. Shoutout Lauren Vilmani kotsukana, mida ma teen reaalselt vist iga nädal. Riskide maandamiseks väike eine.
Vlogi. Ciao, long time no see. Aigana rõdu. Õues on ilus ilm. Nii, ja nüüd ma lähen Tallinnasse nagu koorma eesel. Lilled paluti kaasa võtta, no vaatame. Siis seda hortensiat ellu äratada. Pro tipp on lõigata ära ots ja panna keeva vee sisse. Tund aega möödas. Tõesti teine asi. Mitte kedagi ei ole siis põõsast. Mitte siit, aga ma saan rääkida kogu pärast elamas. Ciao, tere hommikust. Laupäev. Segab liiklejate tähelepanu. Wow. Ei. Tere hommikust. Magasin täna 10 tundi, ma olen ikka sigaväsinud, mu pea valutab ja siis ma tahan minna katusele raamatut lugema, lihtsalt olema. Mõnus rahulik hommik. Sest rõdule kedagi ei ole. Siia on uus tool toodud. Nii, et siia me siis ennast pargimegi. Mu naljakat sonksi tähele, aga esimesed muljed sellest raamatust on see, et ma olen täiesti obsessed. Ma olen tõesti lugenud 50 lehte ja alates esimesest lehest juba see tõmbas meid sisse. Ma proovisin seda audiobookina kuulata siis veits aega tagasi ja mulle absoluutselt ei meeldinud. See pealelugeja ajas mind närvi, ma ei tea, see tundus lihtsalt nii cringe ja tobe ise lugeda. Täiesti teine asi, nagu esimesest lausest alates reaalselt see tõmbas mind. Eks ta ikka on vist siuke smut ja värki, aga tõesti see on kuidagi natuke teistmoodi ikka. Võtasin mingi flow state'i just siin kodus, ma tulin tuppa ja siis hakkasin kuidagi vaikselt oma kohvrit lahti pakkima ja siis järsku läksin garderoobi, siis sorteerisin seal veits. Vahepeatus. Pakesed on nüüd kile sees. Veel on see vaja pakkida. Look at that. Nii väike poetiiru haul. Et siis kuna mulle meeldib vaadata, mida teised inimesed ostavad, siis ma näitan, mida mina ostisin. Ostisin sellised Raab maitsainet segud, kind of emotsiooni ost, balkoni sink, hambapasta, ning varastas oma ära. Iha hinnaga tomatid, võtsin kohe 2 kurki, proteiinijuusi, rohkem ei ole. Et jah, suht igav haul, aga täpselt sellised igapäeva asjad. Nii, kuna ma olen siis suur pusle-fänn, siis mõtlesin, ma hakkan täna õhtul pusle panema ja üks variant on see flow pusle, mille kinkis mulle Pille sünnipäevaks, aitäh sulle, ja teine on kusjuures, mille kinkisid mu vanemad mulle sünnipäevaks. Ääretused kokku ja natukene sisuda. Nii, munapuder ja pool peigel. Ülemus oli nõus sellega, tema ülemus oli okei sellega, ehk siis mul on täitsa hästi selle, ma rääkisin siin paar kuud tagasi, mul oli siin äritee, äriplaan, blablabla, aga see on vaikselt küpsenud, mu taga kuklas, ma olen selle peale mõelnud iga päev, aga lihtsalt ma ei ole julgenud sellega edasi minna, sest et siin oli see töökõrgenduse teema kõik edasi, aga nüüd siis ma mõtlesin, et okei, fuck it, ma küsin selle nõusoleku, et ma saaksin väljaspool siis oma praegust töökohta nii-öelda tööd teha ja siis ma sain rahalise tule, mis on väga-väga tore, nii et ja ma sain isegi kiidi. Ma sain isegi kiita selle eest, et ma olen ettevõtja mindsetiga või midagi, nii et don't give up on your dreams. Ma ei tahagi siit lahkuda mitte kunagi. On tegelikult juba 5 saamas, nii et vist on aeg.
mingi pre-workout, mul läks kõht mega tühjaks järgi. Tere hommikust! Ma tulin nüüd rannast ära, võtsin seda väikest kingituse purgikese lipikut, seal oli täna siis treat yourself, seal pidi võtma endale joogikese, check, selle tegin, võtsin raamatu, läksin randa, võtsin endaga aega, ma nüüd natukene olin ikkagi telefonis, sest et mu telekas osteti ära, yes, ja siis ma natuke chatisin ka Nikiga, sellepärast et ta on nii harva üldse saadaval, aga ma mõtlesin, okei, ma olen endaga, aga ikka mingisugune tüüp sättis ennast minu kõrvale, siis ta oli nagu Päive ja siis ma ütlesin talle ei, ütletas, et sa ei räägi, siis ma ütlesin nagu ei. Here we go again. Päris hea, et ma just eile pakkisin selle ära ja viisin siia üles ära. Täielik Murphy seadus ikka. Teate, ma arvan, et kõik läks ikka nii, nagu minema pidi. Ma ikka väga kassisin selle otsuse peale, kas minna sinna jaanipäevale või mitte. Aga tegelikult nüüd tundub, et it was meant to be, et ma jäin siia, sest et mu telekas ostati ära. See oli nii super uudis. Ma lähengi siis homme Tallinnasse, ülehomme mul on hambaarst seal. Täna ma siis lähen veel trenni, ma tahan minna jalutama, ma tegelikult tahaks pärjakese ka teha ikkagi. Ainuke probleem on see, et ma ei tea Helsingis, kus siin oleks lilli korjata kuskilt. Et ma üritasin otsida natuke, aga ainukesed asjad, mis ma leian, on ristikud. Nii et võib-olla ma jätan selle pärja tegemise homseks, aga vaatab veel, äkki ma ikkagi leian. Aga ma nägin tänaval ühte väga hirmsat meest, kes tülitas inimesi ja tegi väga hirmsat häält. Tundus väga ettearvamatu, nii et ma veits kardan nüüd õue minna. Aga tead, võtan oma julguse kokku ja lähen ikkagi. Tegin õhtul endale nüüd veel sokilokid, ma loodan, et tulevad head. Ja mul läks kõht tühjaks, siis väikene midnight snack. Tere hommikust! Üleöölokid tulid päris head välja. Istun siis laevapileti kella 3-ks ja siis lähen Tallinnasse ja homme on hambaarst. Tšau, ma jõudsin nüüd hambaarsti juurest tagasi, väikene autorent. Aga igatahes ma tahtsin öelda, et see oli maailma kõige professionaalsem koht, kus ma olen käinud. Läänemere hambakliinik, ma ei arvanud, et see on nii uhke ja korralik ja selline nagu ta-ta-ta-ta. Siit ei ole hästi näha, aga siin on see nõrgakene. Ja nagu naljakas ongi see, et tema nagu point out'ib nii-öelda siis kõik need asjad, mis mind ennast häirivad või kõik need minu ebakindlused. Ja see on lihtsalt nii naljakas, sellepärast et tavaliselt mind häirib, kui keegi toob välja mu ebakindluse, sellepärast et siis see on kuidagi nagu väljas ja see on sõnastatud ja sellel on nüüd nagu iseloom või mis iganes, et see ei ole enam minu peas, et nüüd see on välja öeldud, et keegi teine arvab samamoodi. Näiteks kui ma käitun halvasti või kui mul on mingisugune muu ebakindlus ja see toob mingi käitumismustri. Humbling experience, et keegi teine arvab samamoodi. See on väga hea, et ma arvan samamoodi. Aga põhimõtteliselt jah, minu mõte oli siis see, et ma tahaksin neid, no mõlemal pool on tegelikult. Siin ja siin. Et mina tahtsin nende kahe hambakese lihtsalt nurka teha nagu täis, et oleks ühtlasem. Aga tema ütles just seda, et mul on 2 esihammast on natuke liiga kitse, et kui ta täidab need ära, siis on mul need 4 esihammast kõik sama suured ja see on väga ebaproportsionaalne. Ma olen sellega täiesti nõus, sest et mina olen ka piltide pealt näinud, mis on häirinud, et mu esihambad on kuidagi nagu pikad ja peenikesed. Et ma olen alati vaadanud ja imetlenud inimesi, kellel on ilusad esihambad, sellised suured ja mul on alati olnud tunne, et mul on natuke liiga väiksed hambad kuidagi.
on esmaspäev pärast seda pikka peaaegu nädalat Tallinnas. Ma saan 3 tunni pärast kokku ühe sõbrannaga, kellel on väike laps. Me lähme siis ühe saare peale, seal on vist mingi lõbustuspark või mingi teemapark, mingi asi. Tundub väga vahva, aga mulle jõudis väsimus täiega kohale praegu. Ja mul oli siin taaskasutuslehele üleval ka üks arvutihiir. Ma müün lihtsalt ühe Niki vana hiire maha, ma ei ütle talle, võtan raha endale. Ta ütles, et soovid selle ära visata, nii et ma ei viska 20 € kuhugi. Paanikast ma ei leidnud seda üles ühel hetkel. õues on nii ilus ilm. Nii et ma vist lähen üldse jala sinna, vaatasin, see on 3,7 kilomeetrit. Okei, ma ei tea, milles asi on, see on juba naljakas, aga mingi tüüp jälle peatas mind tänaval. Ja minuga ei ole seda väga kunagi juhtunud, et tänaval inimesed peataksid ja hakkaksid rääkima ja kuidagi komplimenteerima või midagi. Aga muidugi see on nagu tore, mul ei ole seda vastu midagi. Kuidagi nagu ootamatu. Ma läksin poodi, see ei oodanud mind, aga... Ja ma ei saagi aru ka sellest, kas asi ongi selles, et ma huule tegin endale või blondiks värvisin. Sest et seda ma elasin Soomes siin mingi aasta aega. Või siis ma olen nüüd soomestunud. No nii, tere hommikust, tere päevast, tervitan katuselt. Päike. Teate, ma tulin siia 2 tundi tagasi, ma mõtlesin, ma tulen siia ainult korraks, sest et tundus, et pilved tulid välja. It has been 2 hours. Ma ei tea, mida ma täna teen. Ma mõtlesin, et ma lähen midagi trenni. Oih, mis siin toimub? Halloo! Ma ei suuda siit põrandalt tõusta praegu, ma olen täiesti mingi pusle lummuses. Näitan. See on nii huvitav, kuidas aju hakkab märkama neid erinevaid toone. Nii-öelda lihtsalt nupud on otsas. Aju hakkab otsima seda tooni, siis nüüd ma näen seda rohekat tooni. Hallikas, ühtemoodi hallikas, teistmoodi hallikas. Juhu! Ma ei tea, miks see nii raske oli, aga ma tegin voice-overit just tund aega ja siis ma kleepisin seda kõike kokku tund aega ja riputasin üles, nii et see video on vähemalt valmis, aga ta võttis nii kaua aega. Et ma olen tegelikult täiega väsinud täna, sest ma ei saa aru, ma ei ole väga mitte midagi teinud. Ma käisin päevitamas, panin pusle kokku ja tegin ühe video nagu. Proovime siis täna neid. Esimene emotsioon. Okei, need on võib-olla mu lemmikud. Trenni aeg. Aastad ma olen nii fucking loll lihtsalt. Tulin trennist tagasi ja ma kuulasin siin mingi voice message'id ja lugesin mingi sõnumid ja täiesti nagu ninapidi telefonis, et kõndisin nagu automaatselt trepist üles. Ja siis ma topin võtid mingi ukse auku, miks see lahti ei lähe, ma olen mingi 5 sekki seal juba torkinud, aga vaatasin, ma olin valel korrusel. Ma olin valel korrusel ja ma mingi susserdasin kellegi vale ukse tagasi, ma jooksin lihtsalt trepist üles, läksin enda koju. Kusjuures, kui ma kolisin siia, siis seda juhtus mul vähemalt 2 korda veel, ma ei tea miks, aga ma tahan siin valele korrusele minna, nii et oh my god, I'm so sorry. Sain siis sünnipäevaks sellise masina. See on siis punase valguse teraapia, et minu korsukesi vähendada. See pidi toimima väga pika aja peale. Ma olen teil luulupois on kind of cute. Tšau, tuleviku mina 2. juulil ütlemas, et aitäh vaatamast. Ma ei tahtnud seda videot jätta selle crazy robotimaski juurde, aga ma siis suvel teen suvegraafik vlooge, keda kotib, see vaatab. Praegu tegin 2 nädala kohta, see tuli väga pikk, nii et võib-olla teeb edaspidi ka 2 nädala kohta, võib-olla 6 aja kohta, vaatab jooksvalt, aga senikaua siis tšau ja nautige suve ja ma loodan, et teil on mõnus ja puhkused ja nii edasi.